Teistsugune olemine on sinu supervõime. Maailmas, mis sageli premeerib sarnast käitumist, kohanemist ja reeglite järgi käimist, võib teistsugusena olemine tunduda hirmutav. Juba varasest lapsepõlves õpetatakse meile, kuidas normaalselt käituda, sobituda gruppi, olla nagu teised. Neid, kes erinevad, vaadatakse tihti esialgu kahtlustavalt või isegi taunivalt. Ja ometi. Just need inimesed, kes julgevad erineda, on sageli need, kes viivad maailma edasi. Loovad midagi uut, avavad ukse teistsugustele vaadetele ja võimalustele. Teistsugune olemine ei tähenda, et oleksid parem või halvem kui teised. See tähendab, et sul on ainulaadne vaatenurk, oma lugu, oma mõttemaailm, mis ei kattu kellegi teise omaga. See, kuidas sa maailma tajud, kuidas sa tunned, reageerid ja mõtled, see on midagi, mida ei saa keegi kopeerida. Just selles peitubki sinu supervõime. Vaata kõiki neid, kes on ajaloos midagi märkimisväärset saavutanud. Teadlased, kunstnikud, kirjanikud, ettevõtjad, inimõiguste eest seisjad. Enamik neist oli oma ajast ees. Ei sobitunud tavapärasesse vormi ning seisid sageli silmitsi vastuseisu, mõistmatuse ja kriitikaga. Kuid nad ei loobunud. Nad kasutasid oma teistmoodi olemust kui tööriista, mitte kui takistust. Nad ei pidanud seda enda nõrkuseks, vaid potentsiaaliks ja tugevuseks. Me elame ajastul, kus autentsus on muutumas üha olulisemaks. Inimesed otsivad tõelisi lugusid, siiraid hääli, originaalseid ideid. Järjest rohkem väärtustatakse neid, kes julgevad olla nemad ise. Oma ebatäiuslikkuses, aususes ja julguses erineda. See, mis varem võis tunduda puudusena, võib tänapäeval olla sinu kõige tugevam külg. Teistmoodi olemine ei tähenda alati midagi suurt või dramaatilist. See võib tähendada, et sa mõtled sügavamalt, tunned intensiivsemalt või valid oma raja vaiksemalt, kui ühiskond seda eeldab. Aga kui sa tunned, et sa ei mahu ettenähtud raamidesse, siis tea, võib-olla pole need raamid lihtsalt sinu jaoks. Ja võib-olla ongi sinu ülesanne ehitada uued. Oma erinevuse omaks võtmine ei pruugi tulla lihtsalt. See nõuab julgust, eneseusku ja mõnikord ka üksi olemise talumist. Aga just seal, selles julguses ja aususes enda vastu, sünnib sisemine jõud. See ongi sinu supervõime. See, et sa ei püüa olla keegi teine, et sa oled sina ise. Seega, ära pelga erineda. Ära vähenda enda väärtust selleks, et teiste ootustele vastata. Ära peida oma värve halli turvalisuse taha. Maailm ei vaja rohkem koopiaid. Maailm vajab sind, täpselt sellisena, nagu sa oled ja kelleks sa oled loodud. Teistsugune olemine ei ole komistuskivi. See on iseendaks olemine ja see on ainus asi elus, mida me kõige paremini oskame. Olla meie ise. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!